Tervist! Paljud inimesed võib-olla ei mõista, mis asjandus see siin on. See on soolak. Soolaku eesmärk on see, et loomad tulevad seda soolakivi siia lakkuma. Tänu sellele on loomade geneetika tugevam, sarved muutuvad tugevamaks ja ümbruskonna noorendikud, männikud, kuusikud, kus loomad muidu looduslikult mineraale peaksid saama puude seest, peaksid olema siis vähem kahjustatud. Aga kas see ka nii on, et nüüd vähem kahjustada saab, võib-olla soolak just meelitab loomasid ümbruskonda rohkem ja paratamatult üks loom sööb küll vähem, aga kui neid on rohkem, siis nad söövad ikkagi võrdlemisi sama paljuga. Ja kuna geneetika paraneb, siis paraneb ka paljunemisvõime ja nii edasi. Et küsimus siis ikkagi, et miks siis jahimehed neid soolakuid metsa panevad või? No ikka eesmärk ongi see, et saada loomi rohkem ja isasloomadel võimsamad sarved, et tagada siuke oma jahinduslik emotsioon. RMK näituseks minu teada vist keelas isegi noorendikudes soolakute ülespanemise ära, et vältimaks seda, et loomad kõik koonduvad sinna soolaku ümber ja siis nad paratamatult ikkagi, kui nad soolaku juurest ära lähevad, siis nad hakkavad seda noorendikku krõbistama seal. Hoolimata sellest ükskõik, kui palju nad seda soola siin ka ei lakuks. Aga Eestis on niimoodi, et need seadused on või keelatakse küll, jah, räägitakse inimestele, et ei tohi neid soolakuid sinna noorendikku panna, aga ikka pannakse. Enamasti on niimoodi, et tehakse seda, mida heaks ise arvatakse. Aga jah, tegemist on soolakuga ja selle soolaku taga näituseks näete ilus männik. Siin on mingi 7 männi ja selle 7 männi taga tegelikult on tohutult suur auk. Seal on häil. Täpsemalt seal on männid on aegade jooksul ümber kukkunud, nad on sealt ära viidud, ära lõigatud ja nüüd seal mäe taga allpool on veel mände, mis nüüd see aasta on ümber kukkunud ja mitte tüve pealt pooleks murdunud, vaid juuri pidi maa seest välja tulnud. Metsamehed, kes teavad, et mänd juuri pidi maa seest välja tuleb ainult siis, kui juured on läbi mädanenud. Ja see ilus mets siin minu selja taga on nakatunud männi juurepesiga. Keegi seda visuaalselt vaadates sellest aru ei saa, aga tegelikkuses ongi tegemist, me oleme suutnud selle ilusa metsa siin nakatada juurepessiga, aga visuaalselt me seda ei näe, kuskilt seda kirjas ei ole, et see ala on siin üle 10 aasta olnud juurepessi nakatunud ja see männi juurepess vaikselt levib, teeb, mis ta ise tahab. Ütleme niimoodi täpselt nagu nende soolakutega. Me paneme neid sinna, kus me heaks ise arvame, aga me ei mõtle, millised tagajärjed võivad sellele loodusele olla. Me enne kõike teeme ikkagi kõike sellest tulenevalt, kuidas endale oleks kasulikum ja kõige lihtsam ja kõige kasulikum on need mahamurdunud männid, mis siin aja jooksul tekivad, lihtsalt materjaliks lõigata ja niimoodi me väldime ka otsest nägemust selles suunas, et siin oleks mingisugune probleem. Me varjame seda, et siin metsas on juurepess sees. Sest kui me nüüd teeme kindlaks, et siin on juurepess sees, ja kui me teeme kindlaks, et siit igal pool on siin juurepess sees ja üle Eesti on niimoodi juurepess igal pool metsas sees, siis me peaksime hakkama selle probleemiga tegelema. Ja kui keegi selle probleemiga tegeleda ei taha, siis loomulikult kõige lihtsam viis on seda varjata. Ja tekib siuke ilus kujutletav, et ongi ilus mets. Aga jah, 100 aasta pärast on siin noorendik, sest see mets võetakse maha. See noorendik nakatub uuesti juurepessiga ja kogu protsess algab uuesti, aga võimendub ajaperioodi jooksul ja lõpuks me kaotame üldsegi selle ilusa männiku siin ära. Aga see juhtub väga pika ajaperioodi peale ja hetke, ütleme nendele metsnikele, kes siin piirkonnas majandavad, ei ole see oluline. Nad surevad ennem ära vanadusse ja
kuna riigi poolt pole nagu ette nähtud, et me peaksime probleemiga tegelema, siis ei tegele ka probleemi algpunktis ka keegi selle probleemiga. See, et metsnikud üldsegi natukene loodusest kaugenenud on näituseks ka see fakt, et tihtilugu metsnikud kotkapesasid, mis nad metsast leiavad, võib juhtuda, et nad ei anna sellest MTÜ Kotkaklubile teada. Kuigi RMK metsnikud peaksid olema Eestis metsamajanduse teenäitajaks just kas või selles suunas, et kui nad leiavad metsast kaitsealuse liigi, näituseks merikotka või suure konnakotka pesa, siis nad võiksid ja peaksid sellest teadvust andma MTÜ Kotkaklubile või Keskkonnaametile, aga leidub väga palju RMK metsnikke, kes seda ei tee. Põhjus on see, et RMK-l on küll 45% Eestimaa metsadest, aga see hirm, et nüüd see väike tükike võetakse kaitse alla, on nii suur, et ja olgem ausad, mõnes metskonnas on raie nii intensiivne, et nad ei saagi väga lubada endale ühtegi kaitseala juurde, sest pole muidu midagi väga raiuda enam vanametsale. Ja kui pole midagi väga raiuda enam, siis kardetaksegi, et kui me praegu võtame mõne kotkapesa kaitse alla, siis tulevikus ei saa seda maha raiuda enam ja see on kahjulik majandusele ja nii edasi ja nii edasi. Leitakse 100 erinevat vabandust, miks mitte seda kotkapesa kaitse alla võtta. Sellest tulenevalt nüüd pöördun metsameeste poolele. Metsamehed julgelt teavitage sellest kotkapesast, sest esiteks teadmine, et tänu teile on mingi pisike killuke RMK metsast näituseks kaitse alla võetud, peaks olema igati väga positiivselt võetav emotsioon. Teiseks, merikotka, kalakotka ja väike konnakotka pesa leidmine on tasustatud. 65 € on iga uue leitud pesa eest. Must oonekure ja suur konnakotka pesa aga on tasustatud 300 €. 300 €, kui te leiate pesa, mis kuulub suur konnakotkale või must oonekurele, te saate, kui seda pesa pole teada Keskkonnaametile ega MTÜ Kotkaklubile, siis teie vaevatasu selle pesa teavitamise eest, mis võtab alla 5 minuti, on tasuks 300 €. Päris sümboolne summa. Ja MTÜ Kotkaklubi teeb kindlaks, kes seal pesas elab ja teavitab siis uuest pesast ka RMK-d, RMK metsnikud saavad teada. Nii, minu palve number 3 oleks siis raiemeestele, et ärge RMK metsnikule ütelge, et te sealt mingi pesa laitsite. MTÜ Kotkaklubi ise tegeleb juba sealt asjaga edasi. Vaata, seal on siuke halb asi, et ei tea kunagi, kuidas see metsnik võib reageerida. Ja näituseks hooldusraietel on metsnikel õigus teie tasuga mängida pluss-miinus 30%. Et kui te nüüd suudate oma piirkonna metsniku välja vihastada ühe kotkapesa leidmisega, siis see ei mõju võib-olla hästi teie majanduslikule heaolule. Aga samas on Eestis palju rohkem metsnikke, kes kotkaid toetavad, aga kes ütleb, milline see metsnik nüüd just toetab neid kotkaid ja milline mitte. Sest inimesed on ütleme niimoodi, et mitmekülgsed ja väga tihti oleneb ka sellest, kus see pesa asub. Kas võib-olla RMK-l on järgmine aasta plaanitud seal tohutud maaparandussüsteemi tööd ja loomulikult ta ei taha, et see kotkapesa välja tuleks. Et on probleeme, aga ja seetõttu ma leiangi, et raiemees, kellele nagunii see riigimets on põhimõtteliselt moraalne koht, kus käia seenel, marjul. Te ei pea lähtuma sellest, milline on metsniku suhtumine. Te peate lähtuma sellest, mida teie ise õigeks peate. Ja samas ka erainimesed. Kui te leiate mingi pesa metsast, siis MTÜ Kotkaklubile andke sellest julgelt teada. Ja kui tegemist on uue pesaga, siis teid saate vaevatasu. Muidugi vaevatasu ei saa nende kanakulli pesa leidmisest, hiireviu pesa leidmisest, erilaseviu pesa leidmisest. Nendest vaevatasu ei saa, aga ikkagi pannakse kirja, et need pesad seal eksisteerivad.
Ja mida peab meeles pidama, on see, et pesitsuse ajal kotkapesa ümber, kui te näete, et seal on pesa, siis ärge palun minge sinna. Linnud, loomad tahavad ka rahulikult elada ja pesitseda ja nad vajavad oma isiklikku ruumi. Ja olgem ausad, me ei saa kõike endale võtta. Inimene ei saa kõike näha kui raha. Vaata, vahest piisab sellest, kui me ikkagi anname loodusele midagi vastu ka. Ja väga hea võimalus midagi vastu anda ongi need kotkapesad näiteks. Jättes need pesapuud ja RMK metsas, RMK-l on metsa palju. 45% Eestimaa metsas kuulub RMK-le. Nad elavad selle kotkapesad üle oma metsas. Ja RMK peaks olema teenäitaja meile, aga paratamatult RMK-s on metsamajandamisega probleeme, kas või see juurepessu nakatatud männik siin minu selja taga. See on tegelikult probleem, aga keegi selle probleemiga otseselt ei tegele. Me peame õppima metsa majandama niimoodi, et see oleks kasulik ka loodusele ja oleks kasulik ka meile. Hetkel on käimas projekt Miljardi tehas ja samas me tahame elektrijaama hakata umbes sama palju puitu viima. See teeb kokku umbes, kui see Miljardi tehas tuleb ja see Narva elektrijaamas puude põletamine läheb ka käiku, siis meil on umbes 6 miljonit tihumeetrit seda kehva materjali. Mul tekib küsimus, kui 2 firmat saavad 6 miljonit materjali endale, mida siis ülejäänud firmad Eestis tegema hakkavad. Imevad näppu ja lähevad pankrotti. Et me peame mõtlema kõigi peale, mitte mõtlema ainult 2 suurema ja tugevama peale, vaid me peame aru saama, et Eestis on väga palju inimesi ja kõigil on õigus omada mingit osa siin elamisõigus, omale materiaalset tulu teenida ja samas ka loodusele jätta elukeskkonda. Me peame suutma kõike teha, mitte niimoodi, et need, kellel on rohkem kontakte ja rohkem tulejõudu ehk raha, need saavad siis kõik endale ja teised siis imevad näppuga. Et me peame õppima austama ainuüksi inimesi ja loodust ka. Aitäh! Ärge siis ära unustage, et pesitsusajal kotkapesa ümber liikumine on keelatud ja ärge palun seda tehke. Aitäh!